Tere! Tere ka minu poolt! Aasta on lõppemas ja sellega on käes ka selle aasta viimane viljainfo. Aasta lõpp on ikka olnud selline kokkuvõtete ja mõtiskluste aeg, et aasta nüüd siin lõpebki kohe ja me oleme sinuga käinud nüüd hea mitu aastat siin kõrvuti Skandagras, aga miks sa üldse töötad Skandagras, Urbo? Minuga koos veel? Jaa, see on hea küsimus, seda aeg-ajalt isegi põllumehed küsinud ja eks seda peab ise ka küsima aeg-ajalt. Aga mina tunnen just võib-olla kõige rohkem seda, et ma saan midagi ära teha. Et see, mida ma teen või see, kuidas me teeme seda tööd siin Skandagras suurepärase tiimiga veel seal juures, see teeb midagi ja teeb midagi paremaks Eesti põllumajanduses, Eesti põllumehel. Nii et see on see põhi võib-olla siis motivaator, miks ma siin olen ja miks ma seda teen. Aga sina oled ju veel kauem töötanud ja kas sina ka küsid aeg-ajalt, et miks siis sina oled Skandagras veel siiamaani? No see äri, kus me Skandagraga ikkagi oleme, on globaalne äri, et maailmas juhtub palju ja see, mis me saame siit Eestist ära teha nii-öelda ka globaalses mõistes, et sõna otseses mõttes me toidame ikkagi maailma, et nii Võru kui Viru põllumees tegelikult toodab toitu ja maailma jaoks ja meie siis laevatame ja see tekitab siis mõnusa tunde. Ja miks mitte seda siis teha siin Skandagras koos põllumeestega ja tõesti, nagu sa ütlesid, suurepärase meeskonnaga ja saame siis nii-öelda seda teravilja ja toitu siis maailma eksportida ja tegemist on ju Skandagra puhul ikkagi väga tugeva ja väga tugeva finantstaustaga ettevõttega, nii et siin see areng, mis on toimunud viimase 30 aasta jooksul, on olnud märkimisväärne, nii et hea tunne on olla siin kogu meeskonnaga ja tervitamegi siinkohal kõiki kolleege. Tervitused kolleegide poole. Aga sa ütlesid ka, et on kokkuvõtete aeg, et kas sa oskad öelda ka, et kuidas meil siis see 24 aasta on läinud? Veel aasta natuke ikkagi veel kestab, aga ma arvan, et midagi võib juba järeldada. Ja oleme siin oma prognoose teinud, et on ju veel detsember vaja kokku võtta, aga kui vaadata nüüd tõesti 24. otsa, siis arvestades seda, et ikkagi teraviljasaak jäi väiksemaks, kui oli oodatud. Prognoosid olid ju alguselt väga head. Sellegi poolest meie mahud Skandagras igal juhul kõikides tootegruppides kasvasid ja meie äri on mahuäri. Et on see siis laevatus ekspordina või impordina ja selles osas me tõesti kõikides tootegruppides kasvasid ja see on väga oluline ja veel olulisem selle juures on muidugi riskide nii-öelda manageerimine, et kuidas me riske haldasime, sest ega see turg on olnud ju väga volatiilne ja tänu sellele ma ütleksin, on nii-öelda aasta lõppemas nagu hästi ja oleme täitmas oma omanike ootusi, nii et jätkame oma positiivset teekonda siin edasi. Ja see on ju ühe ettevõtte jaoks üks kõige olulisem asi, et täita oma omaniku ootusi ja ka oma klientide ootusi. No ja just ja põllumehe jaoks ja meie partnerite jaoks väga oluline, et me oleme tugev partner ka edaspidi. Aga siit vaatame edasi neid uudiseid, mis aitavad seda tulemust siis teha, et kuidas meil viljaturgudel läheb? No üldsegi nüüd ma olin ju hea mitu nädalat ära, eks ole, et meil oli siin samal ajal kiired ajad, laevatasime, nii et tegelikult jälle, mis näitab meie väga tugevat meeskonda ikkagi. Ja laevatasime mitte ainult välja, vaid ka sisse. Ka sisse, jaa. Ja siis oligi päris huvitav, nii et ma ise olin hoopis teisel pool ookeani, kolleegid siin ja koostöös siis laadisime suured laevad välja ja saatsime siis Afrikasse, nii et väga kihvt november ja detsembri esimene pool. Turgudel vahepeal on olnud ka igasuguseid uudiseid, muidugi samas nüüd aasta lõpp on natukene rahunenud, aga mida me näeme, et ikkagi nüüd nendest madalatest punktides on natukene nüüd matif üles läinud, ka hinnad natuke kosunud ja vaatamegi siis siin otsa, et mis siin siis toimunud on. No vaatame kõigepealt seda nisupilti, et nisu on siin ka üles läinud viimasel ajal, et kas seal on mingisugused reaalsed nähtavad nii-öelda põhjused ka ja mis see tulevik võiks tuua, kui seda saab üldse öelda? Kui vaadata nüüd, mis viimati kõige rohkem siin juhtunud on, siis Saudi Araabia näiteks ostis üle 800 000 tonni nisu ja kui vaadata, mis tasemetega siis osteti, siis Eesti põllumees saab täna tegelikult oma 5 eurot kõrgemat hinda, kui Saudi Araabia üldse ostis. Ja eelkõige siis see nisu
osteti siin Bulgaariast, Rumeeniast ja Venemaalt, et tegelikult see näitab, et hinnad ikkagi surutakse nii alla kui võimalik ja kui isegi kuskil sinna suur ost on, siis see tekitab sellist eufooriat natuke turul, viib natuke ka Multifit üles, et kuna ostusoovi on, et aga üldiselt saame öelda, et nõudlus ikkagi nisul on jätkuvalt peos suhu, vaadatakse, kus vajadus tekib ja alles siis nagu ostetakse, et siin oli kuulda ka, et Jordaania tahab midagi osta, nii et siit ja sealt ikkagi mingid ostusoove on tekkinud globaalselt. Üks suuremaid muutujaid muidugi meil viljaturul on olnud ka euro ja USA dollari suhe, kuna euro on nõrgenenud, siis see on tegelikult nii-öelda viljaturule, viljahinnale nagu positiivne, et vastupidiselt, kui me peame midagi importima USA dollarite, siis see on jälle teisipidine efekt. Nii et see hea kurss euro suhtes tegelikult praegu ekspordiks on tekitanud siis selle, et Euroopa nisu on rohkem konkurentsivõimelisem kui siis varem, kuigi me peame rõhutama seda, et täna, kui suurt pilti vaadates, on Euroopa nisu ikkagi palju kallim. Et Baltikumi nisu näiteks ja siit Läänemere kandist üldse saab siis eksportida ainult nendesse regioonidesse, kes on siis valmis nii-öelda maksma selle regiooni nisu eest siis natuke paremat preemiat, et on siis kõrgem kvaliteet või mingid head näitajad. Kõige odavam nisu tegelikult praegu globaalselt ongi Argentiina nisu. Argentiinas oli tegelikult hea saak. Argentiina tahab seda praegu välja laevatada ja igaüks, kes siis tahab nagu osta, vaatabki siis Argentiina suunas ja on toodud ka siis nii-öelda kvaliteedi ootused allapoole, et pildikult kolmanda kategooria asemel siis ostetakse teinekord neljandat kategooriat ja siis see tekitab ka muidugi turul sellist, olukorda, kus kui vahepeal räägiti, et Venemaa rohkem võib-olla väga ei saagi eksportida, et kuna on juba palju eksportinud, siis Argentiina nii-öelda täidab selle tühimiku. Samal ajal, kui me vaatame Venemaa numbreid, siis Venemaa on ikkagi kõvasti välja saatnud nisu ja tal on vaja veel siin jaanuaris ja veebruaris ka veel eksportida kõvasti, nii et tegelikult Venemaa liigub praegu ikkagi sellises 42 miljoni eksporditonni siis graafikus. Ja kui üldse Venemaast rääkida, siis Venemaa nisu hind on ka nüüd siin vahepeal natukene uuesti üles läinud, et üldsegi Venemaa nisu on olnud siin ka volatiilne, et kui vahepeal rääkisime siin oma saates, et Venemaa pani siis nisu hinnaks selline $250, siis vahepeal lasi ta selle alla. Põhimõtteliselt ma tahan öelda seda, et Venemaa teeb oma nisu hinnaga, mis ta tahab ja vahepeal oli hinnatase lausa $230, siis nüüd on mõned eurod või mõned dollarid siis tõusnud kuskil sinna $234. Ja Venemaa puhul on nüüd oluline see, et siin veebruaris tuleb siis see ekspordikvoot, siis nad tahavad natukene siis tagasi tõmmata see eksporti ja kuidas see nüüd mõjutab siin turgu, eks seda siis saab näha, et praegu selle Venemaa ümber nagu palju kõneainet on. Küsimus on kindlasti ka see, et kas ekspordikvoot üldse pannakse. Teine küsimus sama. Tahetakse lihtsalt võib-olla hinda üles ajada. Me nägime ka seda näiteks ekspordi või ütleme siis tollimaksu osas ka, et vahepeal oli see läks väga kõrgeks, nüüd natukene anti jälle tagasi, nii et see on, ütleme niimoodi, iga päev on uus päev ka Venemaa uudistes. Ja kui vaadata nii-öelda ettepoole, et kui suured laoseisud võiksid siis Venemaal nagu selle hooaja lõpuks jääda, see on väga oluline globaalses mõistes, siis kui siin eelnevatel aastatel on jäänud näiteks 20 miljonit tonni nisu hooaja lõpuks, sellel aastal prognoositakse võib-olla kuskil selline 15 miljonit ümmarguselt ja nüüd olenebki, et kuidas see saagikus siis on, et kui vaadata, kui palju jääb lattu ja kui palju on siis külvatud, siis võiks ikkagi eeldada, et see saak võib-olla on ka seal, ütleme, 80-85 vahel prognoosi mõistes, 25 saak nüüd uus saak. Et kui palju sealt nüüd, mis see lõpuks saab olema, loomulikult keegi veel ei tea, need on veel väga esialgsed prognoosid ja mis muidugi ka veel vahepeal siin Multifit üles viis või natuke sellist ostusoovi tekitas, et ka Venemaa nisupõllud taliviljadel kohati ei olnud ka kõige paremad, et Venemaa on väga suur ja lai, et kui kuskil mingi koht on, kus on mõned hektarid siis nii-öelda kehvas seisus, see ei tähenda, et kogu Venemaal oleks halb seis. Aga muidugi turule see jälle mõju avaldas ja teema
teemat tekitas. Nii et Venemaa ikkagi number 1 on kõneaines hetkel küll oma hinnaklassilt on ta siis nii-öelda maailmas teine peale Argentiinat. Ja kui üldsegi vaadata, võib-olla kui me rääkisime siin nüüd 25. saaki, siis et kuidas Euroopas praegu näha on, et mis on ka väga oluline võib-olla uue saagi võtmes, sellepärast uus saak on ju tegelikult täna madalam kui vana saak, et see vahe on kuskil 10-12 eurot nisu umbes. Ja, uut saaki tegelikult praegu nisu eriti globaalselt ei kaubelda ja kui vaadata Euroopat, siis mis on välja tulnud, näiteks Prantsusmaa on külvanud talivilja kuskil praktiliselt 9% rohkem. Et Prantsusmaa on Euroopas kõige suurem nisukasvataja ja kui seal on nüüd hektareid veel 9% rohkem külvatud, see tähendab, et Euroopast eeldatavasti võiks tulla siis rohkem nisu, kui siis ilm lubab nagu tulla. Nii et see on nagu väga oluline informatsioon tegelikult Euroopa nisu osas ja näiteks eile rääkisime just ka rootslastega. Ka seal on näha, et ka kuskil selline 10% rohkem külvatud, mis on nagu üllatav, et jah, selline pilt nagu praegu 25. aasta osas. No sa nüüd rääkisid nii ühest poolest nisust, nii-öelda kehvemast poolest kui ka paremast poolest saagi poole pealt just siin, aga kuhu poole see nisu hind võiks siis nagu uuel saagil liikuda või on mingi tehnilist analüüsi, millele tuginedes võib midagi öelda? Et kuhu Matif liigub? Jah, näiteks. Ja Matif on tõesti praegu üles läinud küll natuke, et kui vaadata tehnilist pilti, siis võib-olla siin mõni euro on veel tehniliselt võimalik liikuda, et ikkagi ütleme, et arvestades ikkagi fundamentaalseid pilti ja nõudlust, siis tegelikult on Matif juba päris kõrgel. Et hetkel nähakse, et võib-olla kui siin 235, 238 märtsi Matifist, et siis tõenäoliselt tekib nagu tagasipöördumine, et vaatame, et igal juhul me oleme juba päris kõrgele läinud, kui me vaatame uut saaki, siis seal vaadatakse, et detsembri Matif võib nii-öelda tehnilises koridoris liikuda seal võib-olla 233, 234 ja siis võib-olla pöördub tagasi. Nii et hetkel selline paar euri ruumi liikumisel on, aga sõnum on see, et me oleme tegelikult praegu päris kõrgel nisu Matifis. Et see võib olla selline piiri peal. Ja kui me vaatame veel korra nii-öelda numbritele otsa, et näiteks 24 aasta saak, mis on üldiselt ju purgis, on ju, et Austraalia just nüüd ka koristas, mis on väga oluline, et 32 miljonit tonni tuli Austraaliast siis nisu ja see on 6 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. See ka igal juhul rahustab turgu, eks ole. Ja kui me vaatame nagu globaalselt, siis tegelikult eelmise aastaga võrreldes 2 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal globaalselt. Need on erinevates siis regioonides ära jagatud ja arvestades siis eelmise aasta laojääke, selle aasta siis toodangut ja tarbimist, siis nähakse, et globaalselt võivad siis laoseisud väheneda küll sinna kuskil 9 miljonit tonni vähem, kui siis eelmise hooaja lõpuks on, kuid siiski pilt on piisav, et jälle ostjad näevad, et kui ikkagi olulistest piirkondadest on tulnud piisavalt siis nisu, siis ei rutata ostma, nagu mainisin, nõudlus on selle võrra madal, mis tõttu ei saagi Matif väga kõrgele minna. Jah, ja uue saagi nii-öelda külviandmed hetkeseisuga on ka ju üsna head, et midagi muretsemiseks seal põhjust ei ole. Nii et siit tulebki see uue saagi ja vana saagi vahe. Ja kootus võib olla siis selle nii-öelda edaspidiseks. Just ja saan ikka ennast korrata, et ega viljahinnad püsivad ikka surve all, nii et need sellised ajutised hüpped siin, mis on ka praegu olnud, et need tuleb lihtsalt ära kasutada. Ja kui me toome siia näiteks maisi kõrvale, siis mais on USA's kõige olulisem kultuur ja nüüd viimases USD raportis siiski vähendati USA maisi saaki kuskil 5 miljoni tonni võrra. Nii et see ka avaldas siin natukene mõju, ütleme siis nii maisi kui nisu hindade liikumisele, et mais ja nisu me peame ikka aega nagu koos vaatama. Aga mis on jälle oluline, et üks on nii-öelda siis Ameerika mais ja teine on siis Euroopa mais. Euroopas, Ukrainas, Venemaal tegelikult tuli maisi vähem ja nõudlus siinpool on nagu suurem ja me näeme, et maisi hinnad on ka siin natukene siin meie regioonis üles läinud. Et meil on õnneks mais olemas, ka Muugal on olemas, nii et maisi hinnad liiguvad seal kuskil 230-240 vahel. Et see kättesaadavus on alati siin, eriti nüüd aasta lõpus, väga terav probleem, et kus seda ikkagi siis saada, sest nii-öelda kogustel on limiidid ees. Ja maisi osas on oluline veel ära märkida seda, et ikkagi Brasiilia tuleb ka väga suure maisisaagiga, praegu seal on ilmastik väga hea.
ja prognoositakse siis väga ilusat maisisaaki. Ja kui üleüldse siin nagu liikuda edasi üldse sinna Lõuna-Ameerikasse, siis kogu Brasiilia, Argentiina on väga oluline ju soja tootmise seisukohalt ja sealne ilmastik on võib-olla teema number 1 või 2 siis nii-öelda paralleelselt Venemaa nisuga ja vaadatakse, kuidas seal siis nii-öelda see soja ja mais areneb. Praegu seal on nii-öelda esimene külv lõpetatud, ilmastik on hea, prognoositakse praegu Brasiiliast ikkagi samamoodi jälle, iga kord ma räägin seda aastast aastasse rekord sojasaaki, kuskil selline Brasiiliast üle 170 miljoni tonni ja kui Argentiina veel juurde võtta, nii et sojad prognoositakse siis nüüd käesolevaks aastaks kuskil 220 miljonit tonni. Juba sellel aastal oli sojasaak kuskil 30 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Nüüd järgmine aasta tuleb jälle väga suur saak, nii et soja hinnad on igal juhul nagu kogu aeg surve all. Et midagi peab katastrofaalselt juhtuma Brasiilias, et saagiga peab midagi juhtuma, et soja hind nagu ümber pöörduks, et ei ole ühtegi sellist ütleme siis päästikut, miks peaks soja hind üles minema. See on näha ka tegelikult graafikutelt ja hindadest, et soja hind on kogu aeg allapoole liikunud. Muidugi Brasiilia sojasaak on veel põllu peal, et seda pole ju veel koristatud, et see on ainuke asi, nii et ilm seal kandis on väga oluline, kuidas seal siis arengud edasi lähevad. No sa rääkisid nüüd siin sojast, et soja tuleb kõvasti rohkem ja nii edasi, aga rapsi hind ju praegusel hetkel on hoopis üles läinud, et see nagu, mis seal toimub? Et vastupidiselt, eks ole, sojale täpselt. Jah, rapsi hinna matif vahepeal käis isegi siin üle 550 äärmiselt kõrgel, eks ole. Et seal on tegelikult mitu põhjust, et esimene põhjus on siis see, et Euroopas tuli vähem rapsi, põhimõtteliselt 3 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal, selline õrn 17 miljonit, see tähendab, et Euroopa peab igal juhul rapsi importima. Need ettevõtted, kes peavad Euroopa päritolu rapsi siis pressima, on pidanud väga otsima seda Euroopa päritolu rapsi, et Euroopa saab iseenesest ju importida Kanadast, Austraaliast, kuigi seal need saagid polnud ka võib-olla nüüd kõige kõrgemad, et näiteks Austraalia rapsisaak oli küll üle 5 miljoni, aga eelmise aastaga võrreldes kuskil 300 000 vähem. Kanadas oli ka saak okei, aga võib-olla natukene vähem kui eelmisel aastal. Et lõppkokkuvõttes jälle, kui kokku liita need miinused, siis annab päris korraliku miinuse. Et ühtepidi siis saab importida, samas Euroopa põllumees ei ole väga aktiivne olnud rapsi müügiga seda, mida neil ladudes on. Nii et seetõttu on see viinudki nii-öelda rapsisoovi ostjate pärast siis rapsi hinna ülesse. Samal ajal ei ole õlihinnad ju väga kõrgeks läinud, nii et seal tulevad ikkagi need piirid ette, mis hinnaga siis saadakse seda rapsi osta. Et seda me näeme ka kiiresti ülesse. Täna juba oli siin vahepeal rapsi hind juba 530 juures, eks ole, ja rapsimatif ka on tulnud allapoole. Teine põhjus, miks ka kiiresti rapsi hind üles läks, oli see, et nimelt Mooseli jõe peal toimus üks selline laeva õnnetus, kui nii saab öelda, mis viis tegelikult kogu logistikaketi nii-öelda probleemide ette, kuna seal laevad nii-öelda takerdusid ja seal tekkis nii-öelda ummik, need, kellel oli vaja kaupa kätte saada, ei saa seda õigeks ajaks, prantslased ei saa rapsi õigeks ajaks endale sinna tehastesse ja see kõik tekitas nii-öelda ka sellise virvarri, viis hinnad ülesse, oli vaja asenduskaupa ja see tekitas nii-öelda siin meil Euroopas ka ühe sellise väga suure nii-öelda logistilise jada, nii et kui kuskil ikkagi midagi katki läheb, siis on dominoefekt. Ja loodetavasti saab seal siis selle jõe peal, Mooseli jõe peal siis aasta lõpuks asi korda tehtud, et aga selle järelmid on kindlasti veel praegu ka tunda, sest ega meie saime ka näiteks väga palju päringuid, et kas me saame kiiresti midagi tarnida, et see tekitas kohe siin väga kiiresti vajaduse asenduskauba järele. Nii et need olid need sellised 2 põhjust, miks raps on üles läinud. Muidugi peame nüüd vaatama, kuidas see siin liigub, siin sellist tehnilist korrektsiooni ikkagi tekib, ega see kõikumine on olnud ka siin lühiajaliselt, eks ole, 550 oli, siis vahepeal kukkusime isegi alla 500 matifist ja tänaseks on uuesti üles läinud, nii et seda kõikumist on nüüd põllumees peab olema piisavalt tark, et siis õigel ajal seda ära fiksata. Uus saak on praegu tõesti madalamal, samal ajal on ikkagi prognoos uue saagi hektarite osas Euroopas
ka tagasihoidlik, et ega ei nähta, et väga palju rohkem rapsi külvatakse võrreldes siis selle aastaga, nii et eks see rapsi selline impordivajadus Euroopas ikkagi püsib, et see on ikkagi meil siin päevakorras. Ja kui õlikultuuridest veel rääkida, siis arvestades seda, et soja on nagu hinnad alla tulnud, hinnatasemed on ikkagi kuskil seal 400 euro juures siin meil Eestis, siis rapsi hinna puhul ma ütleksin, et potentsiaali on küll veel tehniliselt tõusta, kuid selline volatiilsus kindlasti siin nagu püsima jääb, et peab lihtsalt jälgima, aga nagu ma mainisin, et hind läheks kuhugi 600 või 700 peale Matifis, seda praegu ei nähta. No sa ütlesid, et Euroopas siin tuleb ikkagi vähem seda rapsi ja ka need uue saagi nii-öelda külvinäitajad ka väga kõrged ei ole, aga kas siis on oht, et me jookseme nii-öelda rapsist täitsa tühjaks või kuidas sellega on? No praegu vähemalt statistilised ja ametlikud andmed näitavad, et nii-öelda laojäägid selle hooaja lõpuks küll vähenevad, aga mitte ei jookse tühjaks, et näiteks kui eelmise aasta lõpuks jäi rapsi Euroopa ladudesse, kus oli 1,6 miljonit, siis praegu prognoosi kohaselt 1 miljon. Globaalselt võttes jäävad selle hooaja lõpuks rapsi kuskil sinna 8 miljonit, eelmise aastal 10, nii et 2 miljonit tonni vähenemist. Nii et tegelikult ma tahan seda öelda, et rapsi on ladudes, lihtsalt küsimus on, et kus ta asub ja mis hinnaga ta siis asub. Ja kes tahab müüa. Ja kuidas meil vahepeal siis Tootsiga läinud on? Kuidas tal läheb? No Tootsiga praegusel hetkel vahepeal on üldjoontes vaikselt läinud. Me siin, kui sa ära olid, tegime ühe saate, kus me arutasime natukene kulude poolt, aga kui nüüd vaadata viljanumbreid siin Tootsil, siis meil on jäänud veel fikseerimata vanasaagi vilja ehk 24 saagi vilja ja seda on siis nisus jäänud selline 256 tonni ja nüüd ongi mõttekoht, et ma arvan, et kindlasti peaks seda fikseerima. Küsimus on, kas teha kõik ära korraga või jätta ikkagi veel nii-öelda midagi tõusuks. Samas, kui ma kuulasin seda, mida sa rääkisid nisust, siis ega mingit suurt tõusu kuskilt poolt näha hetkeseisuga ei ole. Aga hajutamise mõttes võib-olla võiks teha. Samas hind on selline, mis ületab tänasel hetkel seda keskmist, mis meil Tootsil on. Tootsi praegune keskmine vanasaagil on siis 195 on ju, aga tänane söödanisu hind on ju üle 200, nii et mina isiklikult isegi paneks selle kõik kinni ära ja oleks selle aastaga 24 saak nii-öelda siis ühel pool. Et seda väikest nutsu võib-olla, mis siit jätta uude aastasse, jätta ootama mingisugust katastroofi kuskil, ma ei näe hetkel sellel mõtet. Ja ma olen siin nagu täiesti nõus, et kui meil on 250 tonni panna, kui seda veel omakorda nagu nii-öelda poolitada, et sellega me rohkem ei võida, et arvestades seda, et ikkagi, nagu me ise kogu aeg räägime, et riskide hajutamise üks väga oluline aspekt on see, et teenida kasumit, eks ole, et ja kulud on kaetud ja kui veel kasum ka jääb, et ma paneks ka kõik kinni ära, et arvestades, et hind on üles läinud. Just. Ja siis saame ka teha uue aasta alguses ka kokkuvõtte, kuidas siis Tootsil 24 hooaeg läks. Ja kui me vaatame uut saaki, 25 saaki, siis praegusel hetkel me tegelikult oleme ju fikseerinud selline 450 tonni, mis tegelikult on üsna lähedal sellele kogusele, mis me justkui kevadeks või ütleme siis külviajani võiksime nagu fikseerida. Et me tegelikult oleme olnud võib-olla usinad, natuke võib-olla liiga usinad isegi, aga samas, kui tuleb hea saagi aasta, siis on ta niikuinii selline ikkagi miinimumi peal. Et praegu meil on rapsi 50 tonni fikseeritud, kuna raps on selline üsna keeruline, siis ma kindlasti siin praegusel hetkel just riskide nii-öelda madalamalla hoidmiseks midagi rohkem ei teeks. Võib-olla mida teeks, oleks võib-olla nisu natukene juurde paneks, aga ka talioder tegelikult on täna selline, et ma sinna ka praegu rohkem tähelepanu ei panustaks, enne kui ei ole näha, mis sealt lume alt kevadel siis ikkagi välja tuleb, nii et aga nisu osa võib-olla on natuke kindlam, et nisu reeglina on kindlam kultuur ka. Mis see nisu uue saagi keskmine hind on Tootsil praegu, millega ta fiksand on? Praegusel hetkel on uue saagi keskmine 207. Päris hea. Iseenesest ju globaalselt on niimoodi, et ka kui me võtame siin Euroopa põllumehi ja kas või meie kolleegid siin Lätis, Leedus, et tegelikult põllumehed ei ole väga aktiivselt praegu müüma uut saaki. Võib-olla oleks ka ettevaatlikud. Jah, turg on olnud ka veel madalamal, kui ta praegu on olnud, et võib-olla see 1-2% on ainult müüdud. Seda me näeme ka oma portfellis tegelikult. Et samas hinnatase on nagu hea, et ma ei tea, võib-olla paneks natukene nisu.
no ma 50 tonni paneks, sest et hinnatase on ka tegelikult seal samas 207 lähedal, et natuke jääb veel alla, et eks näha olla, mis tänane hind teeb, aga võib-olla 50 tonni võiksin teha ja siis vaataks jälle edasi, mis nii-öelda aeg toob, et kas siis läheb ülesse poole, aga kindlasti peab jälgima just seda momenti, et kui tulevad mingid uudised, mis põhjustavad hinnalangust, et sellisel hetkel peaks võib-olla reageerima natukene suurema kogusega, aga seda siis tuleb jooksvalt vaadata. Igal juhul. Ja selleks korraks ka lõpetame. Kohtumiseni juba uuel aastal. Ja ilusat aasta lõppu teile, rahulikku jõuluaega. Kohtumiseni uuel aastal. Kohtumiseni.